Kui vaadata kosmose struktuuri, kui vaadata elustruktuuri, siis me näeme koos teiega, et kõik koosneb teadvusest ja intelligentsetest osakestest, mis iga hetk valguvad välja ühest kosmilisest reaalsest punktist, mida nimetatakse paradiisi elukohaks. See energia levib ringikujuliste lainetena läbi kogu asustatud ja asustamata kosmose ning jõuab ülitäpselt teatud planeetideni, päikesesüsteemideni, lokaalsetesse süsteemidesse, galaktikatesse, kus ka sellisel viisil teostab oma evolutsiooniteed. Millisel moel? Teadvuse avaldumisega. Kui vaadata selle planeedi energiastruktuuri, siis me näeme koos teiega, et sellel planeedil on 3 kõrgsageduslikku energiataset. See energia, mida nimetatakse tõevaimuks, mille tõi siia planeedile paradiisi tasandilt peaengel Miikael pärast seda, kui ta oli oma viimase annetumise lõpetanud. Teine energia, mis on väga oluline ja põhimõtteliselt sai sellega alguse elu ise, seda nimetatakse kõige vägevama energiaks, kosmilise ema energiaks. Energiaks, mis loob avaldunud oleku, energia, mis teeb kõik nähtavaks. Te nimetate seda energiat valguse energiaks. Seda valgust kiirgavad kõik inimkeha rakud. Seda valgust kiirgavad kõik sellel planeedil elavad inimesed. Seda valgust kiirgavad kõik esemed ja objektid. Kõik koosneb sellest valgusest. Kõik on avaldunud ainult sellepärast, et temas on see energia olemas. Veel on üks väga oluline energia, see on loovenergia. Energia, mis teeb rohkemat koostööd meelega. Seda nimetatakse loomise energiaks. Loomise energia omakorda hõlmab 7 abienergeetilist seisundit. Need on tarkuse vaim, palveldamise vaim, nõuande vaim, teadmise vaim, julguse vaim, arusaamise vaim ja intuitsiooni vaim. Nii nimetatakse neid tasandeid. Kõik need tasandid loovad teatud vibratsioonisagedused, mis loovad reaalse elu. Kui vaadata reaalsuse energiataset, siis me võime näha, et see tungib üheaegselt väga täpselt igasse struktuuri ja samuti olles üheaegselt vastastikuses mõjus kvanttasandil, läbib ta kogu kosmoset ja universumit. Kui me vaatame teiega kosmose struktuuri ja seda suurt kosmilist struktuuri, me näeme koos teiega seda tohutut seisundit, tohutut protsessi kõigis erinevates reaalsuse tasandites ja võimalustes. See on see, mis on niivõrd kõrgelt arenenud ja sisemiselt nii tõsine protsess, et antud hetkel ei suuda inimmõistus ega tema teadvus kogu seda reaalsuse võimalust mõista. Inimene on ka energia. Ta on ka samasugune vaim. Ta on ka samasugune vibratsioon, mis koosneb paljudest erinevatest vibratsioonidest ja seisunditest. Inimene mahutab endasse nii tõevaimu. Inimene mahutab endasse kõige kõrgema püha vaimu energia ehk jumaliku hoolekande energia. Nii te teda nimetate. Ja loomulikult on inimese sees loovenergia, loova vaimuenergia, mis võimaldab teil mõelda ja jätta kõik meelde ka pärast seda, kui inimene oma füüsilisest kehast lahkub. Inimene on vormitud teadvusseisund. Kui vaadata sügavamalt teie olemust, seda tõelist olemust, kes te tegelikult olete, te olete kõikjal olev. Kõik võimas energia. Te olete teadvus, kõrgem teadvus. Te olete see teadvuse osa, mis on osa kõrgemast meelest. Teile kuuluvad kõrgema meele võimed ja võimalused.